tervitused kõikidele vaatajatele. Nii, see nüüd on teine kala. Esimese kalaga ei käivitunud mul see aparaat millegipärast, tuli alamõõduline ka ja siis vaatab, mis meil siit välja tuleb. No, suures plaanis enam-vähem sinna-samma auku. Et nagu kindlasti 46-7 on, aga see ei ole enam see mõõt. Nii et tagasi ujuma. Siis sellise vestini peale, nüüd on siin juba erinevaid lante proovinud ja esimese sain mandulaa peale, et seda ka nagu siis himustas ja see aug võttis samasest kalda äärest. Nii, siin tuleb ka nüüd veel teine kalda äär läbi käia, tundub, et täna saab sellest asjast asja, et on nüüd jäänud märtsikuu viimased haugipüügipäevad, et õnnestus tulla siis täna siis järve äärde. Plaan oli ka siis Võhandut külastada, aga kõigepealt siis vaatan, mida pakub järv. Ja kui siin nagu kõik klapib, siis nagu ei olegi vaja sinna Võhandu peale minna, ütleme nii. Aga eks ta näha ole ja vahest ka ahvenas võtab siis seda lanti, togib ja hammustab. Nii et tundub, et on täna päev põnev tulemas. Nii. Silikooni veits ära hukanud. Ahvenas võttis kuskilt siit poole pealt kinni ja rebis nüüd mul sealt küljed lõhki sealt. Aga nagu öeldakse, et ega nad mul karbist otsas ei ole. Järved on ka nüüd siis erinevalt, et mitte kõik nad ei ole lahti, aga siin piirkonnas see järv üldiselt lähebki päris kähku vabaks. Et põhimõtteliselt iga aasta on niimoodi, et ta ennem vaba kui kõik siin ülejäänud ümberkaudsed järved. Nii, seal poolt ots veel teiselt poolt on natukene kinni. Siin siis nüüd liigun ma nii-öelda võõrast territooriumi pidi ringi. Igased sildid, asjad ja puntega sealt enam edasi ei olekski saanud. Seal on aed viidud täitsa veepiiri, mida tegelikult teha võib, aga peab siis nagu selle väravakese tegema, et saaks siis läbi minna, aga noh, las ta siis olla. Et mul nii väga siis siin edasi siit poolt minna vaja ei ole. Nii, siin küll purde ääres silti ei ole. Et tegelikult siis purded, kui sellised ei kuulu siis kallasraja hulka. Aga kui pole silti, siis justkui võiks, aga parem kui ei lähe ja siin on natukene kahtlane see asi. Et vaatab siis siit poolt ka veel. Sai ka siin eelmine nädalavahetus siis Emajõge külastatud.
laupäeval siis esimene siidripüük ära tehtud Mäksal. Nüüd proovisin siis särge, natukene tuli, ei ole veel teda nii palju seal ja sai ka järgmine päev käidud Mäksal siis hauge proovimas. Kahe peale siis Taneliga saime 3 hauge, hommikupool oli see võtt suht kiiresti, tunni ajaga tulid need kalad ja peale seda oli püha rahu ja vaikus, need kõik on nagu proovitud natukese ja nii on. Aga kindlasti nüüd kui siin Tammula ja Vagula ka jäävabaks läheb, suure tõenäosusega jätan ma need püügid aprillikuusse, et siis koha nagu proovida ekstra, et haug läheb ja lukku 15 märtsi, aga koha siis saab 4. maini püüda ja siis kui juba nagu läheb haugi keeld ka maha, nii et ei ole nagu seda ka varematel aastatel nagu teinud, et tuleb proovida. Nii, nüüd siis on vist see mamma ise. Veel vajutab. Mis seal on? Nii pehmelt tulles otsa, et ei saanud arugi. No on mamma ise. Võt. Selliseid kalapoegasid liigub. Tore on ju. Nii. Kätte saaks. Siis oleks hea. Kaanid on peaaegu juba vaikselt ära tulnud siia siis kalda äärde. Nii, moka otsast on ta haaranud, hetkel siiski silikoon rohkem teema. Nii. Anna mulle tagasi. Taksu koha pealt on kinni, ei saagi kätte. Nii. Selline kolmekas. No vot, niimoodi. Midagi võiks nagu veel juurde võtta. Naturaalselt. Siis naturaalselt, aga midagi sinist. See veel võiks olla. Nii. Küll seda ahvena kraam tuleb välja visata siit. Mandula. On midagi sinist võiks veel ühe võtta.
võtta ja noh, midagi sellist rohelist ka ja grammi, 10 grammi. Nii. Vot. Ja tuleb siis veel minna vaadata ja mõõdulinti 2 juuks võtta. Ehk trehvab veel miskit. Ja vot see sinine ka. Nii palju ei korja, muidu läheb väga pikaks mõtlemiseks seal, mida siis lõpuks seal otsa panna. Aga praegu see üks viidiku imitatsioonides toimib. Nii, hästi. Olala, siin on nüüd veel sellist jääsuppi ääres, sinna oli välja. Nii et siit kaldast ei tule midagi välja. Nüüd käia sealpool järve otsas, see on vabane. Nii. Siin nagu on natuke vaba vett, et see nurk on kinni. Nüüd vaatame, kus ma siit nagu normaalselt püüda saan. Siin on nüüd natukene jääd. Koprad tegutsevad, nii et võib siin ka ära kaduda 1,5 meetri vee alla, mida nagu ei tahaks. Noh, siin juba üks kraav on. Nii, sealt vist saab. Nii. Vot, siit otsast voolab vajake sisse ka. Mis siis siit tuli nüüd? No, on selline nagu on. Sööb kala. Nii. Mis ta siis umbes täpselt on? viiskümmend 3 senti. No, siis nii ongi. Et ei ole mulgi midagi rohkem lisada. No, siis tundub, et teisel pool enne ma viskasin mõõduhaua ära, aga ei ole sellest midagi hullu, et mul on kõva boonus kotis, nii et küll ja veel juba hetkel
koos sellega. Ja eriti sügavust siin ei ole ja ikkagi nagu rohkem siit kalda poolt. Vist juba haug vaikselt vaatab oma kude kohta sinna. Juba luuravad. Eks siia tuleb ka juba võib-olla peenemat kala, sellist särge asja soojendama, siin madalas vees on neid hea hammustada. Nii, siis niimoodi. Hetkel on siis 3-1 silikoni kasuks. Saab pagan siit samasest. Lõi korralik, ära läks ka otsast, hõi. On kalda äärde tulnud juba. Uskumatu. Ja alla langemise peal järgmine. Selline siis. Plönju. Nii kutsu suuremad, üks juba oli. Õigemini 2. Ja need siit lähedalt haakimised on jah üldiselt sellised. Ei jõua kuidagi reageerida, ma ei tea. Läheb see liin kohe nagu pingule. Ja kui ta natukene kehvasti võtab, siis ega ta ei jää, jah. Natuke on siin heina. No nii, kus järgmine on? Ja järgmine on seal. Nii, see on juba soredam. Aga mitte eriti. Nii, see on kindlasti alla mõõtu kala. Kaanipoisid peal. Abadi, tagasi. Vaat, kus nüüd läks ralliks, praktiliselt 3 hauge jutti. Sinna jääserva poole ka keegi on. Ja no, need ikka kohe isuga vajutavad. See ots on madalam ja need 4 põhimõtteliselt jutti. Ju siis see veekene ja on siin juba soem ja hakkab kala siia vaikselt kogunema, aga mõõtu ei ole. Nii oleks juba võinud ammu koju ära minna. No näete, ütlen, et isuga sööb. Need konksud mul siia sisse närinud.
kuidas ma ütlen, et nõrganärvilistel mitte vaadata, kuidas mina topin näppe hauel lõugade vahele. Osavad näpud teevad asja nii, nagu ta peab olema. Nii. Jah, las ta olla niimoodi. Natuke vasta tuult, 10 grammi tina. Ei saa kaugele visata. Ei ole kalal mõõta enam. Mitu korda tuli järgi ja peksis. Ja siis alles otsustas. Nii, 0,6. Nüüd sai sealt ära tulda, siin on sükene äge koht. Nii, panin ma nüüd sama landi, aga suurema, see on 12 senti, see oleks juba väga katki, siit tulebki see jõgi sisse, oleks niimoodi 8, sükene väike ojakene õige. Siin ei ole heina ka. Nii, järgmine, see vist, no see tundub, et peaks olema mõõdune. On paras selline kohe. No, nüüd sinna samba neelanud. Nii. Jaks juuks. Vaad ikkagi ära vaadata. Paigal natukene aegane. Viiskümmend viis on. Ja see, mis sulle ei kuulu, anna mulle tagasi. Kõpsti. Nii. Autos on 1, kotis on 2, on 3, 2 tükki veel. Ja kõik. Ja nüüd hakkabki ta sadamaga sättima, et õige aja peale see püük ära tehtud. Nii, tuleb vaadata nüüd karabiin ära kontrollida, et see lahti ei ole, on olnud küll kordasid, et viskad ja märkad, et lahti on karabiin. Ja õnneks ei ole tollel hetkel ka kala võtnud.
Nonii. Mis elajas seal on? Ja see on mandulaa peal. Kuskilt sealt sügavamalt tuli see kala. Ja see on siin nurga taga nüüd. Saan ma ta kätte või saa? See on pangne. Või. Ei tiina. Tän on heinoga. Oi omal palkna. Oi ei tiina. Normaalne kalane. Moka otsast on ka, aga no ära ma ta nägin, et tagasi see kalapoeg läheb üht või teistmoodi, tõst oleks taht ära mõõta. Oi. Tule kuidagi moodi. Oi. No mis nüüd? Ei saa liini ette. Nii. Vot niimoodi poisid. Selline präänikna. Ja siin on juba nagu marja ka. No. Nii, kaalu mul ei ole. Aga tühja sellest kaalust. Mandula. Tõi ikka kõige suurema kala hetke. Nii, mis on meil siis? Oled pikkusest. Nii. 88 senti. 88 senti. Normaalne. Ma olen sinna 4,5. Aga see jääb meil, kallid sõbrad, teadmata, et läheb tema tagasi. Pole mõtet neid suuri kalu nii palju ka endale kokku ahnitseda, siis las tema läheb, teeb järglasi. Ja see on siit natukene punnis, et see on ka marjakalane. Näe, mine ja koe. Jess, kõva. Vot kus siis trehvas täna päev, võtupäev. Ega siin midagi imestada ei ole, et kala hakkab siin, noh, reeglina ikkagi selline aprill algus, esimene pool, aga kõik oleneb ilmadest. Noh, juba ta nagu sööb, et selline kudeeelne võtt, et saaks see mari siis kiiremini piisavalt siis küpseks ja siis hakkab kala sööma. See käib kõikide kalaliikide kohta. Nii, vot sealt tuli see kala ja hakkaski vihma sadama. Ja kohe siuke kerge vibra on sees.
aga ongi ta ka selline erinevad, mingid kalad söövad rohkem sisse ja mingid nagu kuidagi moka otsast, kuigi löök oli päris selline tugev. Ma ei tea, mida ta seal sihtis, siis seda punast sabatutti või ka neid kalu ka siin ei tea nende kiikse. No nii. Ja mis siis nagu veel, et selle järve peal tõsisem püük on spinninguga siis nüüd esimest korda ja muidu ma olen lihtsalt niimoodi mööda minnes teinekord kui võhandu peale niimoodi ikka kaldavalt olen püüdnud, siis olen sealpool otsas üldiselt nagu käinud, teinud see 10 viset ja ei ole nagu seda püüki siin tõsiselt nagu ette võtnud varem. Aga noh, ikkagi peab see aeg ka olema õige, et kui kala on sööma peal, siis juhtub neid võtta ikkagi kõige rohkem, see on siililegi selge, kala ikka jonnib korralikult, ega siis see talle vägisi suhu ei topi midagi, nagu öeldakse. Aga eks ka seda aktiivset kala tuleb siis osata nagu püüda, et kõigil on omad nipid ja nõksud siiski. Nii et täna siis 3 siis sellist suuremat kala käis otsas, et see üks, mis sealpool oli, see läks ära, see oli kindlasti ka sinna 2,5, mitte 3 isegi, et vinnas hästi. Nii et igati rahul. Jääb täna see Võhandu jõgi proovimata, et ei ole enam nagu vajadust minu sinna minna. Pole vihmariidid ka kaasas. Vahi, aga vahi Mandula tegi oma töö ära täna. Niimoodi vihma sajab, vahelduva eduga, tuleb kõvemini, tuleb seda natukene nõrgemalt, riided on juba märjad, et päev oli, ütleme siis, tore ja peale seda suuremat hauge nüüd lahetanud lante ja hetkel enam nagu ei midagi. Ju siis nüüd läks see kellaaeg lõpuks välja või sai siis see nurgakene siit ära rapitud 1-2 ja selline tore püük, et lante te nägite, millega kala tuli ja on, et ülejäänud, mida ma seal proovisin, neid ei võtnud ja eks ta ikkagi nii on, et kui ongi see kala aktiivne, et sellegi poolest päris kõike, mida talle pakkuda, ei võtagi, et alati on midagi, mida nad eelistab paremini, sellepärast nagu tuleb ikkagi proovida. Siis, et kui mingi landiga kala tuleb, eks tuleb ikkagi panna veel järgmisi ja vot siis tuleb see õige asi välja, et see on ka juba siin nii ära kakutud, et
haue peal töötab normaalselt. Vee ääres näeme.